oleme siin Soela pardal, praegu koos kapteniga jälle selline erakordne võimalus ja me just väljume sadamast ja oleme teel Hiiumaale. Aga Vallo, kaua oled sina seda otsa sõitnud? Selle laeva peal konkreetselt laeva ristimine 1. mai 2017 ja see oli siis minu esimene tööpäev selle laeva peal. Et ma olen algusest saadik siin peal olnud ja selle laevaga tehasest ära toonud. Tähendab, korpus on ehitatud Tria laevaremondi tehasest ja siis on kokku pandud Saaremaa asfalt. Kodumaine toodang. Kodumaine toodang, jah. Talvel on siin häda muidugi. See on huvitav koht, et see sama lõik, mis siin on Poida vahel on see, kus on tavaliselt hästi palju jääd. Oli väga rasked jääolud siin. Isegi pidime sõidud ära jätma. Paljud inimesed ei teagi, et talvel on üldse võimalik Saaremaalt Hiiumaale sõita. Kui tihti te siin sõidate ja kas talvel siis on see liiklus ikkagi igapäevane? Liiklus on igapäevane. Tuleme välja Sõru sadamast 8.15, 9.15 oleme Riigisadamas, 9.30 on Riigisadamast välja ja 10.30 tuleme Sõru sadamas. Ehk siis, et kui inimene külastab Hiiumaad või Saaremaad, ta saab teha ka väikese ringi siis kas Saaremaale või Hiiumaale, kummal pool ta on? Absoluutselt. Ja, väga põnev. Jah, jõuab küll. Aga kas teil on siin laeval juhtunud mõnindasid põnevaid seiku või hädaolukordi ka üldse? On küll. On juhtunud sellised seiku, kus ütleme sildumise ajal sadamad on väikesed tegelikult. Madalikud on lähedal. Ja kõige hullem on see, kui meil on 2 peamasinat ja meil on kondelkäiturid. Meil nagu tavalist rooli ei ole. Nende kondelkäituritega me võime oma masinat pöörata 360 kraadi. Nendega võime pidurdada, nendega me roolime ja kõike võime teha nendega. Ja kui sildumise ajal üks nendest tagant ära tuleb, siis võib juhtuda väga suur kahju. Ja juhtus ka, oli täpselt, et Sõru sadamas lääne tuul, see on täpselt külje pealt, 16 meetrit lääne tuult ja kuna mina pidurtan isiklikult esimese masinaga ja tagumine masin tuli tagant ära, need laeval paksid juhitamatu ja pidime sõitma kai ja rambi vahele, saime väikse mülgiga sisse, aga saime nii palju ära päästa, sest et tuul kogu aeg surus meid, me pidime nii palju vastu rampi ja kaid suruma, et mehed jõuaksid viskeliiniga anda otsa ja ligi tõmmata laeva. Vastasel juhul, kui laev oleks edasi surunud, meil on seal kõrval muul Sõru sadamas. Muuli ja kaival on 38 meetrit, laev on 45 meetrit pikk, nii et 7 meetrit oleks muuli peale jäänud. Meil vedas. Vedas ja siis saite ainult väikse mulgi ja saite edasi. Mitte midagi, jah, see väike mülk mitte midagi. Aga laeva peal on juhtunud ka inimestega midagi? On küll. See juhtus 18. september. Minul oli vaba vaht hommikul, 8.15 väljumine, Tüürimees Markus oli vahis ja minut aega ennem laeva väljumist ütleb madrus Ruudi. Meil tuli jalareisi peale, kukkus pikali, ei liiguta, vist on surnud. Läbi okidoki. Kuna sokid mul peab vaatata sees olema, kuuled. Tõmbasin omal siis püksid jalga, lendasin välja, autotekile, vaatan inimene lamab kõhuli, keerasin selili, näost on hall, silmad lahti, ei hinga, pulssi pole. Ütlesin Tüürimehele, et kähku helista kiirabisse, et ma hakkan nüüd elustama, südamemassaasi tegema. Ja nii kui ma esimesel laksu talle lükkasin, hakkas köhima ja pulss hakkas tööle. Jalad hakkasid tõmblema, veri tähendab seda, et süda hakkas tööle, veri hakkas ringi käima. Ja pulss läks tugevamaks, hingamine tuli ja lükkasime ta külili ja siis 10 minutit oli meile märkus, et ta tõusid järsku püsti, ütles, et tema läheb reisida salongi ja ma ütlesin selle mitte kusagil, ma saan kiirabil üle. Andis nii kaua oma andmed, kiirabi tuli, andsime kiirabil üle ja siis Saaremaa pool tal naine oli vastas, siis rääkisime naisele ära, mis juhtus on ja 2 päeva pärast helistan siis naisel küsin, kus mehe tervis on, ütles, et tead, et päässid mehe elu. Päässid elu, jah? Jah, et ta oli viidud Kärdla haiglasse, seal tuvastati südameklapi rike ja helikopteri Mustamäe haiglasse südamupile. Ja öeldi, kui poleks sellist abi saanud, oleks läinud. Ehk siis see inimene oli tegelikult õnnega koos, et ta sattus just selle laeva peale. Jah, oli õnne koos, jah. Ja muidugi, me oleme ju aastaid peame käima kõikidel nendel kursustel, meditsiinikursustel.
aga kunagi pole nagu sellist tunnetanud, nagu mul endal isiklikult kogemust, kus sul praktiliselt on nagu surnud inimene sul ees ja keda sa pead elustama. See on eriline tunne. Kõige tähtsam on see rahulikuks jääda. Siis sa teed õiged otsuseid. Ja see oligi see kõige tähtsam, me läid paanikasse, olid rahulikult, said hakkama. Kõik super. Väga imetlusväärne tegu. Kui tihedalt ja kui palju külastajaid ja reisijaid siin üldse viimastel aastatel sõitnud on, et kas inimesed on leidnud üles selle võimaluse? Tähendab, varasematel aastatel oli siis, kui see laev tuli, oli vähe, aga nüüd viimasel ajal, tähendab, see aasta on, minust on see reiside rekord olnud see aasta. Järjest rohkem ja rohkem leitakse üles. Kas autod jäävad ka nagu ootama ja jäävad maha? On ohtu, kus on autod jäänud maha ka. Aga te mahutate ära, on ju? Ei, me kõik ei mahuta, me ei ole kummist muidugi. Aga lihtsalt jah, kui... Aga kui palju mahub autosid sellele pardale? Ütleme, väiksed autosid on 30. Üsna korralikult. Üsna korralikult mahub. See tähendab seda, kui hästi pakkida. Kas põhitöötajad on Saaremaa poolt või Hiiumaa poolt? Nii siit kui sealt. Mina olen ise Pärnust. Ülar on Tallinnast, mehaanik Uno on Pärnust, Margus Tüürimäes on Saaremaalt, Madrus, kes teil pileteid kontrollis, Ruudi on Saaremaalt ja kes teid paika pani, on Sven Hiiumaalt. Nii et me oleme selline segapunt. Mida siin laeva peal teha saab? On siin mõned tegevused ka sellel ajal, kui see tund aega üle sõidab? On ikka, väikestel mudilastel on oma nurk spetsiaalne olemas, kus nad saavad multikaid vaadata, oma klotse laduda üksteise peale. Meil on kohvik, kus saab kohvi, pirukat, napsi, jäätist, värskelt küpsetatud pirukaid ja nett on meil siin olemas. Et täpselt see kõik. Väljas imetleda miljoni vaadet, sest seda ju maa peal ei näe. Muidugi kõige huvitavam on see, kui suve poole tulla, siis on see hommikused päikesetõusud ja päikeseloojangud, see on fantastiline, kus mitte kusagil sellised värvine. See oleks nagu maailma nuka peal. See koht on täpselt siin. See ongi nagu Eesti nurga peal. Ongi nurga peal, jah. Kui tihti sa satud sellise koha peale Eesti ala peal, et sa oled Saaremaa ja Hiiumaa vahel? Ei satu. Ainuke võimalus on selle praamiga. Jah, täpselt. Ja muidugi, mis on veel üks huvitav asi, see Sõru sadam, ta on läänepoolseid sadamaid siin Hiiumaal. Kui te lähete ja vaatate, see on fantastiline loodus siin. Siin tekib selline tunne, nagu istuksid maailma nuka peale, kõlgutaksid jalgu. Ilust ilma. Ja siin tehakse isegi ülgevaatusmatkasid tehakse paadiga. Sõru sadamust tuleb paat ja viib ülged vaatab. Ja tavaliselt ka laeva kõrval on, et teinekord pistad pea välja. Nii mehaanik Uno on siin meil. Teil on selline mõnus ruum kohe, jah? Jah. Kas siin on soe siin all või? Võtta ära juurde. Peabki ära võtma. Ma mõtlen, et siin on... Ei, sulle veel palavamaks. Uno mehaanik. Tere, Uno! Siin on nüüd meeskonnamess, kus tavareisijad ei satu, nii nagu sildagi ei satu. Siin on kajutid. Kas siin kajutites on võimalik magada ka? On ikka. Siin on võimalik magada. Siin on duširuum ja tualett, kõik on olemas. Nii, mis me veel on? Margus näita palun. Saun. Vau, las ma lähen piilun sisse. Vau! Ehk siis, kui teie joote kohvi ja mängite lastega mängunurgas, siis laevatöötajad samal ajal saavad siin mõnusalt sauna teha. Töötajaid hoitakse. Väga aega. Kuna me oleme 2 nädalat tööl, 2 nädalat vaba, nii et siis nagu see 2 nädalat oleme, peab kuidagi muud ära elama. Te olete saunas. Absoluutselt. Me vaatame edasi masina. Tundub küll väga põnev. Ma ei ole mitte kunagi käinud sellises kohas. Wow. Selle natukene rohkem. Me oleme nüüd siis täiesti laeva. Vee all. Ja nüüd on milleks selline signaal on ja vilkumine. See on veekindel uks. Ma võin selle ukse lasta kinni ülevalt sillast distantsi juhtimise peal ja kui keegi siia vahele jääb, siis ta surutakse lihtsalt pooleks. Selle tõukejõud on 5-6 tonni. Sellepärast ka sellised signaalid. Ohutus kõige tähtsamana. Aga me oleme antud juhul vee all, et teaks. Tähendab, et nüüd on selline asi, et seda ust saab avada ja sulgeda. Aina. Saab ka manuaalselt. Nii, kui sa nüüd lükkad selle kangi sinna poole, lükka palun. Ja nii aegsti kinni läheb. Pane nüüd teistpidi võid lükata. Tule taas. Ütleme, ei ole elektrit, on blackout. Praegu on elektri peal kõik käib. Siis võetakse see kang
ja hakatakse keerama ja pumpama, lihtsalt Aa, pumpama. Siis sa vastavalt sellele paned kuhu poole, kas sa kinni või lahti, siis sa pumpad selle. Vau, siin on tõesti väga soe. Ma võiks öelda, et siin oleks Masinad katsuda üle. selline tunne nagu saunas. See on väga kuum. Ma arvan, et see masin on siin kuskil mingi 70 kraadi tundus näpuga puudutades. Kui võimas on see mootor, millega see laev sõidab? See on peamasin. Meil on 2 peamasinat. Üks on pööris, teine ahtis, tähendab eise taga. Selle masina võimsus on 1000 kilovatti või 1327 hobujõudu. Ja see on generaator. Ja masin mõlemad töötavad kerge kütusega all, see on diislikütusega. Ma ikka pean mainima, et siin on tõesti väga soe, et kui see ei paista siit välja, siis ma ütlen, kui ma siin 10 minutit oleks, siis võiks võtta selle sauna vee, visata peale ja saaks sauna teha. Sellepärast me tulimegi siia alla, et me mitte sõidu all tulla, sest siis müra ja kära on siin nii suur, et... otsa peale kulub? Sõidu peale. Sõidu peale diislit. Kõik oleneb tuulest ja hoovusest, sest olgem ausad, ega siin on hoovus, Sõru sadama pool on hoovus väga tugev kuni 2 meetrit sekundis. Täheldavaks vanadest lootsiraamatutes. Mina olen ise täheldanud 1 meetrit sekundis. Ja laev on nagu pähklikoor. Tuul võib ükskõik kui kõva olla, kui vesi viib, siis ta viib see ära. Ja siis oleneb kõik, ütleme, kui ikka tuul vastu on ja ekstreemsed olud on 180 liitrit tunnis. Vau. Ja, kui ekstreemsed olud. Aga selline tänane sõit? Aga tänane sõit näiteks praegu tulime sisse, oli mul 110 tuli. Ja teine, jah, ja sinnapoole ots oli 145. Siia poole, jah? Ja nii muskel kasvab. Ei, me ei pea üldse jõusamist leema. No nii. Iga ainult üleval, sest siin on palju pead ära. Wow. Ja siin samas all siis ongi vesi. Et ütleme, kui tõesti laeval midagi juhtub ja sa ei pääse siit minema, siis on mööda korstmata. Tule siia poole. See on avarii väljapääs. Et siit saad üles minna kuni selle reisijate tekini, vaata, kus need toolid olid väljas. Ja siit saad... Jah, paned üles välja. Wow. Väga äge ja tõesti, aitäh! Vägev! 10 minuti pärast oleme Hiiumaal ja näed, seal näete Saaremaad ja kui nüüd sealt ümber Nuka, siis seal on see panga ots. Ja siin kõrval on Pihlalaid, on Hobusaraua kujuline väikene laid, kus vanasti tehti ka lusikad ja sõdurid olid seal. Ja nii, et Saaremaad näeme Hiiumaal, igalt poolt näeb. Kui Sõru sadamasse lähed, siis inimesed näevad ka. Et samamoodi. Ja kui teil on külm, siis saab siit ka kohvi osta ja mõnusalt vaadata seda ilusat Eesti merd ja laineid. Need on Kapten teeb mulle kohvi välja, siis aitäh. Fake joomine oli see. Ma ei oska mitte midagi öelda rohkemat. Väga ilus on. Ruudi. Kuule, seal vaata auto tekkis üks valge auto, tuli üks viimaste peale need filmimehed on ja las see auto jääda peale siis, et teised saavad mööda küll sõita sealt. Okei. Meie talvine Eesti on teel Hiiumaale ja meie seiklus jätkub ja
me kohtume seal järjekordselt uute ja huvitavate inimeste, uute huvitavate kohtadega ja kogeme seda, mida saab siin talvises Eestis teha. Lumi tuli õnneks maha. Ennem koos kapteniga sai ka seda mainitud, nii et lumi tuli maha ja valgeks läks maa. Me oleme lõpuks jõudnud oma teekonnal talvisel Eestil Hiiumaale. Täpsemalt oleme me Partsi veski juures ja kohe hakkame rääkima retrovisiidi majutuse perenaise Mariaga. Nii et lähme vaatame, mis siin saama hakkab. Vau! See on kohe siuke ehe vana veski ja kuhu me siis täpsemalt jõudsime? See on Partsi veski, see on ehitatud 19. sajandi keskpaigas ja siin oli siis jahu- ja saeveski ja nüüd on ta siis sellisena nagu säilitusel, ta on muinsuskaitse all ja siia külge on siis ehitatud selline külakeskus peosaal. Aga kas mingis osas see veski on töökorras ka või on seda võimalik kasutada? Seda veskit kasutada ei ole võimalik, eesmärk on lihtsalt säilitada neid seadmeid siis nii, nagu nad veel säilinud on. Ja. Oi, siin on väga kodune ja soe. Siin teil toimuvad siis üritused ja kogunemised. Ja. Nii. Mis siin majas üldse toimub ja millega te siin tegelete? Siin Partsi veskis me oleme siis alates sellest 2025. aasta septembrist
Seda saab välja rentida üritusruumina ja me tahame siin hästi rõhutada seda päris kohalikku Hiiumaa elu. Meil on näiteks kohe seintele pandud kohaliku naabrinaise maalid, kes hakkas siin 4 aastat tagasi maalima. Siis me korraldame kohalikke üritusi siin, meil on veel juba mitu üritust plaanis ja tegelikult suvel me kavatseme siin ka siis sellise elamusmajutuse avada, mis on selline hoopis teistmoodi majutus tulemas. Kuidas see majutus välja näeb? See hakkab olema siinsamas selles suures ruumis, et soovitan jälgida meie sotsiaalmeediakanaleid. Ma kindlasti näitan, kuidas me seda partsiveskit siis selliseks teistmoodi majutuseks muudame. Ja neid igalt poolt leiab üles siis sotsiaalmeedias, TikTokis, Facebookis, Instagramis. Ja retrovisiit majutused. Ja majutustega me alustasime siis 10 aastat tagasi, kui avasime enda esimese väikese puhkemaja. Nüüd on meil juba neid 6 ja tuleval suvel ka 7, pluss siis partsiveski. Ja meie jaoks majutusteema ei ole ainult puhkemaja, vaid meie jaoks on see kogu Hiiumaa. Et meie eesmärk on anda Hiiumaale juurde, kuna me oleme ise kohalikud hiidlased, siis me tahame seda paika tõsta, ehk et meil on ise ka välja mõeldud mitu sellist hoopis teistsugust teenust. Näiteks saab tulla meiega koos vana Villisega külaelu safarile, kus me sõidame siin küla vahel ringi, käime naabrimehe juures, kes teeb koduelud, kes sutsutab kala, kes lähme vaatame ilusaid aedasid, et sellist me tahame pakkuda külalisele sellist Hiiumaad läbi meie, mida ta muidu võib-olla ei avastakski ja pakkuda ka neid ilusaid looduskauneid kohti, mis meil siin on, et tasub meiega tulla seiklema. Aga kuhu sa meid järgmisena plaanid viia? Ma kuulsin, sul on välja mõeldud üks väike seiklus. Kuna 2026 on Hiiumaal tuletornide aasta, Kõpu tuletorni 495 aastapäev on, siis ma mõtlesin, et täna ma viin teid Eesti peaaegu kõige kõrgemasse tuletorni, mis on Tahkuna tuletorn ja mis on siis Prantsusmaalt siia kohale toodud, et lähme vaatame sinna ülesse. Kui muidu tuletorni aktiivne hooaeg on kuni septembri lõpuni, siis mida väga paljud ei tea, et tegelikult saab nii Tahkuna, Kõpu kui ka Ristna tuletorni külastada aasta läbi. Tuleb lihtsalt teha väikesed kokkulepped ja mõnekümne euroga tegelikult saab seltskonnaga minna hoopis teistmoodi elamust kogema. Ja täna on siis mul see võimalus. Aitäh! Ma olen nüüd pandud istuma siia ilusa pika laua taha ja minu vastas seisab selle ilusa laua ja söögi küpsetanud peremees. Tere! Tere! Mida me siis saame siin nüüd kohe süüa? Mina olen valmistanud meile säinakotletti ja väiksed räime võileivad. Käisin püüdmas kohalikust kalapoest neid ja samuti on ka mandilaga. See on selline tore hiiukeelne sõna kurgitomati kastmele. Oi, ma tahaks juba seda mandilaga proovida. Mis need sellised kõige traditsioonilisemad Hiiumaa toidud on või mida sina armastasid lapsena süüa siin? No põhiliselt ikkagi kala oli nagu igapäevaselt olemas. Oli silku ahjus, kartuliga, äkisuppi, kalasuppi. Sellised olid tavapärased siin rannarahvale sellised põhilised road. Ja kui ma juba perenaise käest kuulsin, siis tegelikult igapäevaselt te sellist toitu ei paku külalistele, aga on võimalik tellida, eks ole? Jaa, me oleme külaliste suhtes väga paindlikud, et on võimalus muidugi toitlustus tellida koos ööbimisega, mis iganes ürituse formaadis, et isegi pulmi on juba planeeritakse siin. Siin on tõesti väga ilus, aga ei taha, et toit läheks külmaks, mul on juba kõht väga tühi, nii et hakkame sööma. Ja, asume asja kallale. Ja.
me tegeleme Hiiumaal siis retroteemaliste majutustega ehk et meie majutused on sellised kaasaegsed ja mugavad ja hubased, aga samas nendel on ka niisugune väikene retrokiiks. Näiteks saad sõita võrriga või kuulata kassettmakke, seal on sellised vana vintage elemente veidikene sees. See on siis üks meie majutus, aga meil on majutusi lisaks Kärdlale ka veel Kärdla lähedal külades. Ja mis on huvitav, et need majad on kõik meie enda ehitatud, et Madis on need ise välja mõelnud ja ise ehitanud. Ühesõnaga siit saab aasta läbi alla laskuda siis nagu trossiga. Siit 42,7 meetrit on see rõdu ja siit seda väga kasutatakse. Iga päev keegi siit muudkui tuleb. See tekitab inimestes sellist adrenaliini, et mitmed meie tuttavad, kes on siin käinud, nad tulevad alla ära. Ma ostan ühe käigu veel, et nad lähevad kohe teist veel tegema. Mitte ei tule teine kord teist tegema, vaid nagu kohe tahavad veel minna. Siin on selline korralik aed ümber sellel. Nii. Yes. Wow. Oi, kuidas siin on. Suvel on siin siis ka nagu meenepood, müügiputska, pingid, lauad ja sellel aastal seda haldab Hiiumaa muuseum. Ja Hiiumaa muuseum plaanib nüüd sellel suvel ka selle merevaate avada. Ja tegelikult sa näeksid ka nagu, kui sa siin istud kohvijood, näed merele. See on vana torn, mis 98. aastal tõsteti kraanaga alla ja pandi siia. See on siis niimoodi, et see tuletorn on Eesti randade üks kõrgeimaid. Pakri on 10 meetrit kõrgem näiteks veel, aga Kõpu on nagu suht kõrguselt, selles mõttes Kõpu asub meil kõrgema koha peal. See on küll väga ilus siin. Kui vana see torn on? Et siis Kõpu 495, Ristna ja Tahkuna 150. Toimiv torn. Jah, toimiv torn. Ja kusjuures Kõpu tuletorniga on see huvitav lugu, et Kõpu tuletorn on väidetavalt Euroopa kõige vanem tuletorn, mis on järjestikku töötanud. Ehk see 495 aastat on ta järjest töötanud. Ja siia saavad siis kõik tulla tegelikult aasta läbi, et Hiiumaa muuseumi ka kokkuleppel saab tulla külastama seda mis tahes aasta ajal. Wow. Nii, paneme tuled põlema. See on... Miks mulle just Tahkuna tuletorni meeldib külalisi saata on see, et siin on laiad raudtrepid kuni sinna üles 42 kõrguseni välja, et siia on mugav ka lastega tulla, perega tulla, et on mugav astuda. Lähme ülesse. Lähme ülesse. Nad, nii Tahkuna kui Ristna tuletorn on mõlemad siis Prantsusmaalt tellitud ja pikalt arvati seda, et ka see tuletorn on Eiffeli kätetöö, aga tegelikult siiski ei ole. Aga Ristna oma on, et Ristna on Eiffeli tehasest tulnud. Ja meil oli ka legend, et nagu oleks kunagi siis sealt Eiffeli tehasest need mõlemad tulnud ja ka sassi aetud, et kogemata Ristna tuletorn pidi tegelikult hoopis siin olema ja Tahkuna tuletorn Ristnas. Aga see siiski tuleb välja, et ei vasta tõele. Kas te karda, aga praegu hetkel ma tunnen nagu kergelt sellist adrenaliinipuhangut ja seda tunnet, et võib-olla tekib väike särt sisse ja väike hirm, aga kohe näeme. Lähed ees. Kalender, jah?
Kuna 2026 aasta on siis Hiiumaa tuletornide aasta, siis ma tahan teile kaasa kinkida sellise tuletornide kalendri, mis on Hiiu vimkaga, sellepärast et siin on siis märgitud sisse ainult need kõige tähtsamad kuupäevad, mis hiidlase jaoks on saunapäevad, et ülejäänu saab ise juurde mõelda. Peas, et saunapäevad on teada. Jah, selle järgi juba orienteerub väga hästi. Aitäh sulle. Aitäh. Väga armas. Juba kitsam. I'm scared. Siin läheb juba kitsamaks, on näha, et me oleme tipule väga lähedal. Nii. Olemegi kohal. Olemegi kohal. No nii, lähme õue. Wow. Tuul on üsna tugev. Kas ma olen väljaspool ruume nii kõrgel Eestis üldse käinud? Selline tunne, et ei ole. Me oleme nüüd siis Hiiumaa põhjatipus, kõige ülevalpoolses punktis. Ja siin on siis Tahkuna tuletorn töötanud juba järjest 150 aastat. Et see tulesektor näitab siia merele ja hoiatab siis aluseid meie Hiiu madalate eest, et Hiiumaa ümber on hästi palju madalikke, mis on siis vajavad väga nagu juhtimist, eks ju. Kusjuures tegelikult meil on siis 3 sellist suuremat tuletorni, mis on külastatavad, aga meil on olnud aegade jooksul ka väga palju valetuletorne. Ehk et siis Graf Bunger-Sternberg, kes kunagi Suuremõisa lossigi rajas, tema lasi väidetavalt siis tuletornide tuled ära kustutada ja rajada ranniku äärde valetulesid, et eksitada laevu karile ja siis nad sealt kogu varanduse võtsid endale ja järjest elu läks ilusamaks. Siin käiakse laskumas. Kui kõrge see on ja kuidas on inimestel võimalik üles otsida, et seda teenust? Ja siit saab aasta läbi alla laskuda siis kõige abil. See on 42,7 meetrit on siis selle platvormi kõrgus, kus me oleme. Ja seda teenust pakub Hiiu Rope. Otsige üles. Ma tean, et minu tiimil oli algselt plaanis mind üllatada selle laskumisega, aga ma olen väga õnnelik, et ma ei pea seda täna siin tegema. See on täitsa läbi, jah? Ma mõtlesin, et üles ei olnud üldse alla jooksin mu lihasid läbi. Jaa, ei mõnus. Väga ilus on siin tõesti. Mulle just meeldibki see, vaata, et lõpuni välja on nii mugav kõndida, et kõpu läheb päris siukseks kitsaks. Ja selline nagu need kulunud astmed on ja, et just see, et sa tulegi kas või lastega või vanaema kaasa, et täitsa nagu okei, vaata. Ta on nagu suhteliselt mugav üles minna. On jah. Väga mugav on. Et see, kus me siin oleme, see siin Tahkuna Neeme otsas, see on Eesti randade kõige nagu lähem punkt Estonia hukule, et selle tõttu on seal asukoht siin. Ma näen selle monumendi all on kell, et kas seda kella käiakse ka siin löömas? Tead, see ongi disainitud niimoodi, et kui õues on sama tugev tuul, kui oli tookord Estonia huku ööl, siis see kell hakkab ise tuules käima just selle sama tuuletugevusega siis.
Siia monumendi juurde tulla on kohe selline väga Teine tunne, jah? jah, on jah. Ongi okei seda kellukest siin ka ise koksutada kuidagi mälestuseks, et nagu palju tehaksegi. 28. september 1994. Võimas, on ju? Väga võimas. Hiiumaa mererannad on väga erilised. Meil on ümber saare ka laulvad liivad. Et kui jalgu siin liiva sees sahistada, siis liiv hakkab laulma. Aitäh, Maria, et meid siin Hiiumaal vastu võtsid ja üliväikese ülevaate kogu Hiiumaa tegevustest said edasi anda ja siia ilusasse torni tõid. Ja ma loodan, et me kohtume õige pea. Suur aitäh teile! Kõik on ülisõbralikud inimesed, meid on siin väga sõbralikult vastu võetud. Miljoni vaade. Ja seda näeb meie kapten iga hommik. On siuksed mehaanika inimesed. Sellepärast, et ja muidugi Vallo, sina oled ka väga karismaatiline kapten ja meil on väga hea siin pardal olla. Kohe. Ma ei saa. Me oleme oma talvisel teel. Me oleme oma talvisel Eesti... Sul on Madis! Jõudnud lõpuks Hiiumaa. Lastega abi vaja. Tead, üks kord tuli välja. Poogel, läheme sinna. Mida me saame juua? Mis see see on? See on vesi meie Kärdla kohalikust Arteesia kaevust, mille on siis lisatud marjad meie metsast. Ilus. Kolmekohaline. Ma lähen siia ära peale korra. Aga kuidas praegu on? Kas kõigutab palju? No, nagu tunned, kõigutab palju. Mitte väga palju, aga kuhu poole sa Saaremaa ja... Iga kord Singapur vist... Võbele ma ei võta selles mõttes. Kus Maria? Aga ikkagi see, kui on jah, see... Ma ei oska mitte midagi öelda siia. Niimoodi selle teema lõppu. Ahah. Aga siis äkki, et paneks mingi katt, on ja... Me oleme siin Kärdlas. Meie ees sõidab auto. Me peame kuhugi sisse minema. Praegu. Kohe. Kohe oleme kohal. Võib, kõike võib, midagi salast ei ole, võtke mida tahate. Võtke kõike. Ja sildumine on kõik on kaameratega. 2017 aasta vaev. Kõik on ülisõbralikud inimesed, meid on siin väga sõbralikult vastu võetud
ja muidugi Vallo, sina oled ka väga karismaatiline kapten ja meil on väga hea siin pardal olla.